selle kohtumisega on selline, kuidas ma ütlen, huvitav, kurioosne tegelikult lugu, et neil on 2 mängu omavahel juba olnud, veerandfinaalid siis on 2 võiduni, ehk siis kas siis üks võistkond võidab 2-0 või 2-1. Hetkel on seis 1-1 ja kuidas see 1-1 on tulnud, on tegelikult väga selline vastu ootusi ja täiesti müstilised 2 mängu, ehk siis omavahelise mängu oli väga hea. Ja ütleb, tema taha midagi jäänud, aga nüüd eksib siin tänane kapten Denitski, kes on ka väga kogenud mängija kosmoset. Ja siin ei ole midagi teha, Savigink ikkagi lahendab selle väga meisterlikult ära ja siin Denitski näitab, et ta ei ole 100% veel mentaalselt selleks mänguks valmis. Ja tegelikult Hakimovil, aga tema ka alguses oli seal hädas, kuid väga tegelikult hästi tehniliselt Karabahi mängijad on siia mängule tulnud ja nüüd Raul Rebane saab lihtsalt rahus purjetada, lükkab seal Ken-Krister Uuspalule ning vist oli oma värav, mille vist lõi Petrušin, aga seis on selgelt 2-0 ning Karabahil ei ole seda motivatsiooni täna ja näha on, et on ikkagi päris palju vähe mängudega, see on juba selgelt sorti üllatus, et nüüd Nesterov sai väga hea löögi, tehniline mängija, et toodi tegelikult viimaseks mänguks kohale, vahepeal ta siin pikalt oli puudu meisterlikkuse pealt. Venezuela ja seal veel olid need. Mitte ainult Venezuela ja nii hästi jälle Nesterov näitas, miks ta on olnud pikka aega meisterliigas väljas mängija. Ja tema meisterlikkuse pealt siis Tšurilkin lööb 1-2. Aga ei saa öelda, et ta oleks pahalt mänginud, et oi, kui halva tegelikult. Ja oi, kui ilusti lahendus ära Raament selle eksimuse, mille tegelikult Karabah ise nurgalöögist tekitas ja läks Mikk Laas. Vana kogenud kala Mikk Laas, kes just sai platsile, jooksis ründesse ja lükkas. See Nestorovi nelik on väga hea. Ja tehniline aga samal ajal Raul Rebane taaskord lahendab ära Karabahi eksimuse ja tuleb kliiniliselt, vajutab ära ja seis on 4-1. Ja see, kuidas iga Karabahi eksimus ära kasutatakse, see on juba selline ja läheb ise. Ja oi, sealt oleks võinud juba lüüa. Ja ei jõudnud Nesterovini see pall ja nüüd jälle raiskavad. Ja nüüd on võimalus Uuspalu. Ja sellise koha pealt lööb Karas. Ja teeb hea tõrje Tihonov. Nüüd on võimalus tõusta. Väga hea Soler. Tšurilkin. Ja oi, kui ilus värav. Ja siin nüüd noor värava Tihona tõmbas siin Sahikinki põhimõtteliselt ära, läks edasi, mängib, teeb väga head pressi Reivens hetkel. On seal Karasjov võitmas seda palli, aga ei saanud kätte nüüd Savikink. Ei saanud ka ja nüüd on Denitski ja 4-4. Ja nüüd on oma värav omakorda siis Reivensil. Ja siin vist oma värav oli hetkel, kui ma ei eksi, äkki Mikk Laas. Ütleme nii, et päris põnev 3. mäng on olnud ja nüüd Savikink ei lahend ära ja ütleme nii, et keeras Petrušini pealt ilusti maha, aga ja väga hea värav nüüd Tšurilkini poolt, selline värav. Täiesti uskumatult ilus löök tagant ja Tšurilkin näitab, miks ta on olnud Eesti koondise mängija. Täismäng on täna olnud. Nagu tegelikult sai ju räägitud, et eelmised mängud olid samasugused. Ja värav! Tšurilkin lööb 4-6 ja jälle Tšurilkini kahur paugub. Ja Tšurilkin on hakanud otsustama seda mängu. Korralik löök taaskord Tšurilkini poolt. Siis Tihonovilt ja nüüd Tesjatski vasak jalg on käre.
Desatski läheb vasakõlaga, kui on kaitse ees, on Võtrošin ees ja läheb ise hoopis kontrarünnakule. Siin on 3-1 rünnak. 3-1 rünnak läheb ise löögile, aga Sepp tõrjub selle ära. Tegelikult oli Karabakh neid kaarte saama hakkas ja mäng läks totaalselt käest ära, aga äkki täna ei ole samasugune mäng. Ja Wisman lööb, siin on 4-7. Seis on 4-7, Lev Wisman. Mis toimub siin Tartu Maaülikooli spordijoones? See ei ole isegi võimalik, et 6 väravat järjest on löönud Karabakh. Ja mäng on uuesti alanud 4:35 lõpuni. Ja nüüd on võimalik. Ja lööb mööda sealt Eduard. Ägedaid sööste ja oma tiimi rünnakule vedanud ja Ravens on ka tegelikult ju mänginud hästi, lihtsalt Karabakh mängib veel paremini ja Wisman lööb posti, see mäng oleks siin praegu magama pandud, aga Lev Wisman lööb posti, noor poiss siin, kellel oli võimalik samamoodi hat-trick teha, tagant tühja lüüa, aga lööb posti ja nüüd Raul Rebane mõtles, et võtab ja läheb tassib oma tiimi ja lööb X-nurgalt, täiesti nullnurgalt, lööb 5-7. Totaalne, kuidas ma ütlen, needus olnud, et üks võistkond ei löö ära. 1000% võimalus, 100% saa. Ja löövad posti või mööda ja kohe järgmine olukord tuleb vastane. Ja nüüd Romet Sepp imeb selle värava sisse, Aleksandr Võtrošin. See oli täiesti, mul ei ole sõnu, vaene Romet Sepp, sul on täheksa. See mäng on tehtud. Karabakh on poolfinaalis. Palju õnne neile ja Ravensile. Siin on alati järgmine aasta, äkki järgmine aasta tuleb. Aga see on pettumus, see on selge pettumus, siin ei ole mitte midagi varjata.